tere tulemast, Margus, meie saatesse oled kaasa võtnud Joosepi, väga hea. Joosepiga räägime hiljem, aga Wolfredil on ilmunud tuli uus album, teine album Never Know. Kas see on see keeruline teine album või kuidas sa seda nagu ise oled mõeldud? Ma ei tea, ei olnud keeruline minu jaoks. Tuli sama lihtsalt või võib-olla isegi lihtsamalt kui esimene. No esimese albumi, kas virutasid ikka nii, et ma mäletan, kui ma kuulsin seda, siis mul ikka jube hea olla. No, kui sa nii ütled. Ma ei olnud ainus, kes siin saalis oli. Aha. Et kas sind ei kammitsenud mingi sükene enese ületamise? Ei saa öelda küll. Kuidagi nagu seda teine tuli nii teistsugune veits, et siis oli lihtne. Kas sa võtsid ka mingi sellise teistsuguse lähenemise või mõtlesid, nüüd ma teen natuke seda teistmoodi? Ma võib-olla läksin natuke lihtsama vastupanu teed ja ei kasutanud enam nii palju elektroonikat, vaid pigem neid pille, mis ma nagu ennegi olen mänginud eluaeg, et selle võrra lihtsam ja teistsugune. Okei. Kas sa tegid selle puhtalt üksi või oli sul siin ka selliseid inimesi, kes peegeldasid kuidagi ennast sellesse albumisse? Ma tegelikult tegin selle esialgu täiesti üksi, aga just see lugu, mille video on, sinna ma palusin mängida siis Andresel ja Bertil ka enda osad sisse lõpuks, sest et need hakkasid ju proovis natuke teistmoodi kõlama ja see oli väga äge. Ja siis tuli, ühesõnaga see on ainuke lugu plaadi peal, mida ma ei ole täitsa üksi teinud. Üksi tegemine, lindistamine tundub nii keeruline ja tüütu, et kuidas sulle see, kas sa saad hästi hakkama või on vaja teha mingi hulganisti märkmeid ja asju, et kõik ikka oleks jonksus? See ei ole üldse keeruline ja tüütu, see on just väga põnev ja ma ei tea, väga lihtne. Teed ja ei pea teistega siis teed ümber ja niimoodi 3 aastat ja lõpuks ongi hästi kõik. Joosep, Never Know on sinu pintsliga tõmmatud mingisuguses osas. Kuidas see video sündis? Käisime plaadibossi Reinuga Šotimaal suvel, eelmine suvi ja oli plaan, et Wolfredile on tulemas album, võiks midagi teha, aga ma ei ole kindel, kas selleks ajaks ma üldse olin seda lugu kuulnud, võib-olla siis oli ainult mingit alget kuulnud ja mingit esimest demo ja ega otseselt selle loo peale ei mõelnud, kui sinna sai mindud. Lihtsalt läksime, tahtsin üles võtta sealset metsikust ja siis hiljem, kui see lugu juba oli olemas, siis oli vaja see kuidagi ära pakendada. Aga kui palju oli seda, et umbes, ilus mägi filmin ja siis pärast kodus vaatad, siit saabki ju video kokku juba. Ei seal ainult mäed olidki, kus me käisime. Selles mõttes oli lihtne ja kuhu suunas nagu kaamera objektiivi keerad, sinna suunas ka ilusa vaate said. Et see on niimoodi, et ma nüüd tean, et ma lähen sinna ja sealt saab midagi, sest et lõpuks oli see, et enne skautil kohti välja, et seda ei teinud, pigem oli see, et otsisid, et kus lihtsalt, kuhu saab üldse jalaga ligi ja ma olin seal nagu tüütust teistele oma tehnika seljas ja siis tatsan seal, teised tahavad juba edasi minna. See Reinu süü ju kõik. Ei minu süü ka. Margus, kuidas sa sellega rahul oled? Kuidas see mõte kaugelt Šotimaalt haakub selle sinu sisekosmosega? Esimest korda seda videot nägin, siis mul olid kõik karvad püsti ja see oli nii äge lihtsalt. Kas pisar tuli ikkagi silma? Ma arvan, võiks tulla küll. Pisar tuli ka silma, mis seal salata. Ei, ausalt, see oli mul oli kohe nagu niimoodi, et esimese versiooni peale, et väga valmis, siis läks veel paremaks. See väga haakus. Kus Wolfredit näha saab, kus toimub plaadi esitlus? Esitlustega on nii, et plaat on juba küll väljas, aga esitlused toimuvad alles märtsis. Et 19 märts Sinilinnus ja 25 märts Genklubis Tartus. On sul keegi kambas ka, et mis bändiga koos või täitsa ainult Wolfred? Täpselt veel ei ole paigas, aga ilmselt on nii Mandra Leik ja keegi veel. Sexodin Gang. Ja, nii ongi. Aitäh, et tulite ja soovime saates pikka iga. Aitäh. Edu. Aitäh.